Tere Bremen, me oleme kohal. On aeg näidata meile oma rikkuseid. Jah, me jõudsime nüüd sellisesse pisikesse toredasse linnakesse nagu Bremen. Siin on ka Eestiga väike seos, õigemini siin on Eesti laste, ma ütlen, et mitte megakuulsused, aga siis B-kategooria kuulsused. Ja B-listerid Bremenist ja need on siis moosekandid. Kes sealt alt oli? Üks oli eesel, üks oli koer, üks oli kass ja viimane oli kukk. Vot, me läheme otsime selle kamba nüüd õige pea üles ja eelkõige vajab lahendamist müsteerium, mis seos neil üldse Bremeniga oli. No näed, ja meie lapsepõlve kangelased B-listerid. Ja, from Bremen. Meil kõigil oli lapsena see punane muinasjuturaamat, Vendade Grimmide muinasjuturaamat ja sealt minu jaoks kõige juram lugu Bremeni linna moosekandid. Ma ei ole kindel, et ma selle üldse olen lõpuni lugenud, sest näiteks kui ma täna hakkasin otsima selle lugu lõppu, siis tuli välja, et kes nüüd tahab lugeda, ärge enam edasi vaadake, aga muidu tuli selline asi välja, et Bremenisse need tüübid ei jõudnudki. Ühesõnaga, mingisugust otsest seost selle linnaga ei olnud ja kui nüüd loo moraali peale mõelda, et mis seal siis juhtus siuke lugu, et need tahtsid siis lauljateks hakata, aga laul väga hästi nendel ühelgi välja ei tulnud, aga kõva kisa suutsid nad küll teha ja suutsid selle kõva kisaga saada endale päris hea kinnisvaradiili. Nimelt kisasid röövlid akna all nii kaua, kuni röövlid maja maha jätsid ja sinna nad sisse kolisid. Tegelikult Eestil on see lugu ka olemas, laul on sellest, selle loo nimi on Mägra maja. Niisiis, Mägra maja saksa versioon, selle auks on püstitatud postament tegelastele, kes kunagi Bremenisse ei jõudnudki. Ütleks ainult eestlastele sellise asja veel, on aeg püstitada nendele kährikutele see monument, kes selle Mägra maja üle võtsid. Jah.